Täna on lihtsalt kõige haigemad asjad juhtuvad minuga. Mul tuli eile plaan, et me võiks teha makrofotograafiat. Või noh, ma korra lihtsalt proovisin seda vana trikki jälle, et ma võtsin lensi eest ära, võtsin 50 mm eest ära. Keerasin tagurpidi, niimoodi, et nagu sensor on lahti, aga sa hoiad nagu käega lihtsalt kinni. Ja siis üritad nagu fookusesse saada niimoodi. Liigutad ise ennast või siis liigutad lens edasi taga, siis fookuskaugus muutub ja see muutub ka, et kui lähedale sa saad nagu sellele objektile minna. Aga kurb oli see, et nagu ma ei saanud ühtegi pilti nagu fookusesse nagu niimoodi, et oleks ilusti fookuses. Kuhu ma selle jutuga jõuda tahan on see, et mõtlesin, et ma ei pea ostma endale makroobjektiivi, ma lähen Fotopointi ja rendin. Ehk siis läksin sinna sisse ja öeldi, et sorry, meie on süsteem maas, ühtegi objektiivi välja ei saa rentida. Siuke, nagu neil on objektiivid olemas, aga nagu mingi süsteemi error ja need ei saanud välja rentida. No see oli esimene halb asi, mis minuga juhtus. Mul oli nagu räme tuhin sees, et me saame hakata mingit ägedat videot tegema jälle. No. Ja teine halb asi, mis minuga juhtus, tulin koju, panin selle siia, panin käima, tegin ära, panin siia, siis hakkasin seda võtma. See on ikka veel kuum. Panin näpu siia kinni. Täiesti. Ja siis kõrvetsin rämedalt näpu ära lihtsalt. Ma ei tea, kuidas ma üritan seda neile näidata. Ma näitan natuke. Panen selle siia. Ma vahetan objektiivi ära. Ma ei tea. Näete ikka natukene. Jumal lihtsalt ei taha, et ma videot teen võib-olla täna. Aga siis ma mõtlesin, et need on lihtsalt väiksed obstaaklid. Me teeme millestki muust video. Näiteks. Mul ei ole kruvikeerajat, mul on kruvikeerajat vaja, et see ära teha, ma arvan. See töö ots. Aga siis me lihtsalt lähme sebime kruvikeeraja. Ühte asja ma mõtlesin veel täna. Mu kaamera suudab filmida 4K-d. Mu arvuti saab hakkama 4K-ga. Miks ma ei filmi 4K-d? Osates kindlasti tahaksid seda lisakvaliteeti minu videodesse. Selle video puhul see on olemas teil. Ma nüüd näitan teile, milles probleem on. Võtan selle maha, et vaikne oleks. Vaadake nüüd, annan süüdet ja kuulake nüüd seda. Mõelge, te olete pikal sõidul Viljandist Tartusse ja terve tee see käib. Ja siis ma panen lihtsalt tümmi käima, et nagu ma ei viitsi kuulata seda. Aga teine asi on tümmiga. Kui ma tümmi käima panen, siis üks kõlar nagu peksab üle. Midagi on nagu lahti seal, et nagu tead ikka. Edes. On nagu siin, vaadake. Mis sässa? Nii kerge oligi. Ma pidin lihtsalt nii tegema ja see tuleb ära. Ja vaadake kui laisk ma olen. Aga nagu siin on mingisugune juhtmevärk juhe, on jah? Põhimõtteliselt, mis ma tegema pean? Ma peangi lihtsalt... Kuule, aga see ei tule. See ei tule peeglist. Okei. Siit august tuleb see heli, mitte peeglist. Okei, sain tagasi. Mis asja? Nii lihtne on või? Mul on nii tugevad käed. Siin on kõik ära surnud. Võib-olla ma peaks süüta välja võtma praegu vähemalt. Kurat, ma loodan, et ma elektrit ei saa. Ma tunnen ennast rämeda mehaanikuna. Keegi ütles, et see on ventilaator. Mingi väike ventilaator. Nüüd, kui ma mõtlen selle peale, siis võib tõsi olla. Mul tuli meelde, et mul on kruvikeeraja. Kruvikeeraja. Kui ma selle ise korda teen, siis ma võin rahus magama, siis ma olen nagu nii hea südamega magama. Tänane päev on lihtsalt korras, siuke tunne on siis ilmselt. Siin ongi ju. Siin on väikene ventilaator. Vaadake. Ma näitan teile. Ma pean telefoniga ilmselt selle filmi, muidu ei näe. Seal augus on see.
seal augus. Näete, vent käib ringi, väike vent. Vaata, ma panen nüüd selle, võtan süüte välja, vaadake. Ventilaator. Okei, tegelikult ma jõudan täpselt, vaadake, ma võtsin välja. See juhe siit tuleb siia sisse, kus on ventilaator on ja see juhe siit. Ja siis teised juhtmed on siin, need ilmselt lähevad ju, aitavad neid lampe põlema panna. Ja mida iganes siin veel on. Seega, see vent on, ma ei tea, mille jaoks on. Ilmselt kui lambid vaata kaua järel on, siis ta jahutab neid. Aga ma ei kasuta neid mitte kunagi. Seega, kui me saaks selle siit kätte, kui me jõuga tõmbame, siis see ei tule. Kuidas pidi see üldse käib? Okei. See käib lihtsalt tõmmates või? Need ei käi lihtsalt tõmmates tavaliselt. Käibki lihtsalt tõmmates. Ma pidin lihtsalt siukse asja ära tegema. Aga mida mina teen? Ma sõidan 3 kuud. 3 kuud. Mingi pininaga ringi. Ja nüüd ma teen mitme minutiga. 10 minutit võib-olla läks. Ja ma olen suht kindel, et see nüüd ei tee häält. Proovime. Kadunud. Süüde on sees. Süüde on sees. Kui keegi tahab autoga elektritöödesse tulla minu juurde, siis aja võite kirja panna. Mul on praegu suht kiired ajad. Kui ma nüüd suudan selle siia tagasi ka panna õigesti. Ma loodan, et midagi ära ei lõhkunud. Niimoodi. Niimoodi. Nüüd need asjad. Nagu uus. Sellest saab Oskari autokanal. Oskar ja Mercedes. Mine pekkina. Täiesti haige. Vaikus. Ainult puhas V8. Nii, ma näitan ühe probleemi veel ära, mis mul Mersuga esineb. Võib-olla keegi teist oskab mind aidata. Sest ma ei tea, kuidas see ära käib. Äkki see käib ka lihtsalt tõmmates. Nagu kõik asjad siin autos. Ma panen play, siis te näete, mis ma mõtlen. Saad aru, mis ma mõtlen? Ehk siis, kas ma pean ukse lahti võtma? Kas ma pean selle siit ära kakkuma? Igatahes öelge mulle, kui te teate, kuidas seda teha. Või kui te ise oskate ja teete selle mulle korda. Või vähemalt ütlete, kuidas seda teha. Ma lõpetan selle koha peal selle video ära. Olge siis mõnusad ja näeme teid. Kui ma selle makrolensi saan, siis näeme teid. Ma tahaks pildistada midagi väikest. Kui teil endal on äkki Sony E-mount, mingi makro, mida ma saaks proovida, rentida võib-olla teie käest. Andke selles osas ka teada mulle. Ja andke teada, kui te oskate parandada seda põrinat, mis käib, kui üle peksad seal kõlaris. Sest ma tahaks bassiga kuulata lugusid. See mulle maitseb juba. Näeme järgmises episoodis. Olge mõnusad. Ja tšau. Tšauki pauki.